Tere pärastlõunat! Me leppisime kokku, et kollane minister istub kollasel toolil ja selle poliitilise kujundiga ma kohe ka sellest samast videost lähtuksin, sest et see tänav nägi välja väga ilus, aga me teame, et seda trammi sinna ei tule ja me teame, et see roheala varsti asfalteeritakse, vähemasti kui viimased kohalikud valimised meile mingit indikatsiooni on andnud. Kuidas see poliitiline pilt kogu selle suure tänase optimismi kõrval välja paistab? Rahvas on hääle andnud, ise valisime. Et selles mõttes, kui tuleb teistsugune pilt, siis tuleb peegel kätte võtta. Aga tramm tuleb, rong ka sõidab, ma arvan, mida ei tule, olid päiksepaneelid vanalinnas. Et ma lihtsalt arvan, et on paremaid tehnoloogilisi lahendusi, kuidas elektrit toota ja võib-olla vanalinnas nagu päriselt ei pea tootma. Aga sellest ei saa ju üle ega ümber, et need vastutuuled on üsna tuntavad kõigele sellisele, võib-olla võtan selle kokku sellisele roheoptimismile puhtalt poliitilisel tasandil. Viimasel nädalal, õieti täpselt nädal aega tagasi, tööandjad teatasid, et kliimaseadust kui sellist ei peaks tulema. Teise naasite kliimakonverentsilt Brasiilias, kust Ameerika Ühendriigid jätsid üldse tulemata ja tegelikult ka siin Euroopa Liidu tasandil üsna hiljuti otsustati, et võib-olla nende heitmetega on ka niimoodi, et las neid olla natuke rohkem, küll nad kuskil Aafrikas mingi metsa kasvatavad. See on üks huvitav asi Eestis, et me kipume nagu paremal juhul nägema seda, et klaas on pooltühi. Et ma korra nüüd tulen ma hommikul ei saanud olla, aga pärastlõunasel siis osal olin. Siin lava peal oli 2 paneeli ja 2 sõna, mis minu jaoks neid kõige paremini iseloomustab. Võimaluste nägemine. Kõik need inimesed, kes siin laval olid, rääkisid ainult võimaluste nägemisest. Mitte keegi neist ei öelnud, et asju pole võimalik teha, kõik liigub pahupidi, vales suunas. Et me kuidagi oleme kaotanud ära selle oskuse, mis meil on olnud, mina julgen väita, vähemalt 90-ndatel, 0-ndatel ja sealt edasi ka näha võimalusi. Ja sama on tegelikult selle COP30 järelduste puhul, et kindlasti oli ka minu soov, et need soovid, või ütleme siis, seal oleks olnud nagu rohkem julgust öelda fossiilkütustest väljumise koha pealt, mida tegelikult keegi ei ole ära kustutanud, et see on eelmistes koppides ilusti järeldustena olemas. Aga selleks, et sellises rahvusvahelises kogumis, kus riikide huvid on väga erinevad, sünniks midagi, mis meile sobib, peab keegi selles suunas väga tugevalt nügima. Te ütlesite ka, et Ühendriike ei olnud ja Ühendriigid üldjuhul ongi olnud see, kes on nüginud. Miks Ühendriigid on olnud edukad nügimises, on hästi lihtne põhjus. Nad nügivad mingit valdkonda, kasutades selleks oma mõjuvõimu kõikides teistes valdkondades. Ja nad saavad soovitud tulemuse. Meil Euroopas on vaja sellega veel veidikene harjutada, et me saaksime samamoodi kasutada oma mõjuvõimu, mitte rääkida sellest, et me oleme 27 liikmesriiki, vaid rääkida sellest, et me oleme 450 miljonit inimest, koos Suurbritanniaga on meid 500 miljardit, meie ühine SKP on üle 20 triljoni, me oleme maailma suuruselt teine majandus Ameerika järel. Ja mitte lihtsalt majandus, vaid võim. See on hoiak, mida me peame näitama, kehastama, kehtestama, siis meil on võimalik täita seda tühimikku, mida Ameerika on jätnud. See on võimalik, aga see võtab harjumist. Et kui me suudame ka ise näha rohkem võimalusi, siis see on nagu igatpidi tehtav. Et kui ma tohin veel lihtsalt selle eelneva 2 paneeli järel, et siin lava peal oli 1,8 miljardit inimest. India, Mehhiko ja Nigeeria. 1,8 miljardit inimest, kes töötavad Eesti ettevõttes, kes räägivad sellest, kui äge Eestis on ja kuidas siit on võimalik väljapoole laieneda. Mis takistab meil kõigil niimoodi mõtlemast? Inimesed tulevad väljapoolt, ütlevad, teil on superäge, asjad saab kiiresti tehtud, digiallkirja saab alla panna, ei võta 2 päeva aega. Et me nagu oleme selle täiesti ära unustanud, et rääkida oma edulugudest. See, mis tuli teisest paneelist ja mida Amal ütles, raha on. Lihtsalt
projekt peab olema selline, mis investori jaoks näitab, et raha tuleb ka tagasi, sest muidu ei ole lõpmatuseni mõtet sinna panna. Nüüd, millega ma tegelikult väga nõus ei ole, oli siis see video, või vähemalt osaga sellest, oli see videotervitus, et meil on kapitaliga probleem Euroopas. Pool nõus, aga olulisem pool ei ole nõus. Meil on üle 30 triljoni varasid fondides ja pensionifondides. Pensionifondidest investeeritakse 0,01% Euroopa riskikapitali fondidesse või venture capitali. Ja panna sinna nagu numbrid juurde, 0,01% 9 triljonist on umbes 900 miljonit. Kontrollisime üle, et ma komade nullidega ei eksiks. Nüüd, et panna see omakorda konteksti. Sellel aastal on Eesti idusektor tõstnud 300 miljonit. 1/3 sellest, mida Euroopa pensionifondid investeerivad Euroopa riskikapitali. Ehk et meil on raha küll ja veel, aga meil on puudu valmisolekust võtta riske. Ma ei näe ühtegi põhjust, miks peaks ettevõtte, mis on asutatud Euroopas, keda on kasvatatud Euroopas, et ta peab skaleerimiseks minema Ühendriikidesse. Et siis teha IPO, mille ostjateks on Euroopa investorid. Äkki katsuks kuidagi teha nüüd selle pooliku rehkendusega ära, et ka siin on võimalik IPO-t teha. Ja lihtne näide, kui me räägime nüüd kapitaliturust. Balti börs, 3 erinevat riiki, 3 erinevat õigusruumi, 3 erinevat järelevalvet, täpselt sama režiim nagu igal pool mujal Euroopas, aga on hästi lihtne. Listid ühel, oled automaatselt listitud kõigel 3. Miks me ei saa seda mudelit skaleerida Euroopas? Ei ole vaja 28. režiimi pankroti jaoks, see ei tule mitte kunagi. Vaataks äkki, kuidas seda Balti mudelit saaks rakendada laiemalt Euroopas, alustades Põhjamaadega koos. Ja meil on võimalik seda kapitaliturgu teha suuremaks ja sügavamaks. Ja nüüd viimasena kliimakindla majanduse seaduse kohta, et miks seda vaja on? Seda on vaja ennekõike selleks, et oleks õiguskindlus ja oleks selgus, kuidas me nende samade eesmärkideni jõuame, koos teekaartidega. Ja ometi ma ei taha sellesse poliitilisse protsessi kinni jääda, tahaks puudutada neid konkreetseid komissioone, mis siin täna läbi on käinud, aga seesama kapitaliturgude küsimus, kõikide nende 28. või siis mitmenda režiimi küsimus, et kõigest sellest teame. Mario Draghi samamoodi tuli välja oma raportiga, ütles, et Euroopa Liidus igal aastal jääb puudu 800 miljardit investeeringuid, mis peaksid tulema siia, aga lähevad kuskile mujale. Enrico Letta ütleb samamoodi, et seesama pensioniraha läheb üle Atlandi, sest et tal on lihtsam seal tootlust teenida. Et me oleme sellest kõigest teadlikud, aga ka nende kõigi sügavate kriiside juures me tegelikult ei paista olevat lähemale jõudnud sellele, et siis oleks mingit sorti ühtne kapitaliturg, mingit sorti ühtsed võlainstrumendid, mis aitaksid seda toetada ja kõik muud sellised struktuursed arengud, mis tegelikult muudaksid Euroopa ühisturu võrreldavaks siis Ameerika Ühendriikide ühisturuga. Ja kõige selle juures me oleme siis sisenenud ajastusse, kus protektsionism on jälle populaarne, sõdade pidamine on populaarne ja selles mõttes üha rohkem need igat sorti metafoorsed ja otsesed müürid meie ümber nagu kõrguvad. Ju meil ei ole olnud siis piisavalt valus Euroopas. See on selle hästi lihtne asi, eks ole, et kõige paremini muudab turukorraldust finantskriis. See ei meeldi kellegile, aga see on kõige kiirem viis, kuidas jõuda selle tulemuseni, et need takistused ja probleemid, mis olid, et nendest saada vabaks. Aga veel kord, et kui me vaatame seda sama Eesti näidet, eks ole, et meil on idusektor kokku kaasanud üle 5 miljardi euro viimase, ma arvan, äkki 10 aastaga umbes. Ja sellest umbes 500 miljardit on tulnud Eestist. Asja on võimalik teha. Bolt on Eestis registreeritud ettevõtte, osaühing, kelle aktsionäride nimekirjas on kõige suuremad Ameerika VC-fondid. Ei ole vaja selle pärast ümber registreerida. Et selles mõttes, ma arvan, natuke on ka meil hoiakute küsimus. Ma ei ole kunagi kuulnud ühtegi Ameerika siis esindajat, kes oleks tulnud ja rääkinud sellest, et mis on Ameerika majanduses, turgudes, regulatsioonis viltu. Mitte kunagi pole kuulnud. Seal on ka, finantssektori regulatsioon on sama paks, kui on Euroopas. Ei ole nagu mõtet rääkida sellest, et Ameerika on nagu mingi light regulation regioon. Ei ole olemas. Veel hullem.
aga nad mitte kunagi ei ütle seda, nad ütlevad, teil Euroopas on halvasti. Et selles mõttes meil kuidagi tuleb see võimaluste nägenemine, enesekindlus, mõtteviis tagasi saada ja siis asjad juhtuvad. Siis tehakse üliägedaid asju, siinsamas ka ettevõtted, kes siin lava peal olid, eks ole, tegelikult me siin ruumis vist ei pea üksteist väga veenma, et küsimus on, kuidas me suudame ülejäänud osa siis Euroopast ja ühiskonnast ära meenda ja kui me ei näe seda positiivset, kui me ei näe neid võimalusi, siis me olemegi pettunud. Siin oli juttu natuke ka sellest, et kuidas Eesti majandusel läheb. Me kõik teame statistikat, ma lihtsalt toon teile siis ikka 2 numbrit pean tooma. SKP aastal 2015 oli 21 miljardit. Aastal 2025, teate palju SKP prognoosi järgi on? 42, 2 korda kasv. Samad eurod, mis on Saksamaal, samad eurod, mis on Prantsusmaal, samad eurod, mis on Soomes. Ettevõtete investeeringud või laenud kasvavad 10% aastas. Järelikult on projekte, kuhu raha panna. Tööhõive on aegade kõrgeim. Tööpuudus, registreeritud tööpuudus, üsna madal. Et kuskil me siiski teeme õieti. Aga uudisruumis näeme välja, et midagi ei õnnestu. Aga kas see 2040. aasta ideaal, olgu ta siis selle lai videol, olgu ta nendes eesmärkides, mis täna on sõnastatud, kas ta, vabandust, kui see kiuslikuna tundub, aga kas ta juhtub rohkem nagu riigi kiuste või ikkagi riigi abil, et kui me vaatame seda sama kliimaseadust, siis esiteks ma küsiks selle poole, et kas te ise tänaseks päevaks, mis on teie tunnetus selle kohta, et kes seda päriselt hetkel tahab, pidades silmas teatavaid vastuseise ja ma kindlasti ei arva, eriti auditooriumit silmas pidades, et see oleks kuidagi üleüldine. Ja teiselt poolt, kui me vaatame kõike seda, mis on siis selleks tarvis, võtame kas või näiteks transpordi elektrifitseerimise, me vaatame Tallinna-Tartu vahet, mina viimased paar aastat ei ole tahtnud rongiga sõita, see tundub täiesti kohutav kogemus, sõidan bensiinimootoril autoga ja samal ajal, eks ole, ma tean sõpru tuttavaid, kes ootaks väga, et näiteks raudtee jõuaks Haapsallu, on isegi teinud otsuse sinna kolida, ei tea, kas järgmise 15 aasta jooksul see raudtee näiteks sinna ilmub. Paljud teised otsused, et kui me tahame näiteks seda, et seesama Eesti oleks laialdaselt inimestega kaetud, kõik ei elaks ainult siin Tallinnas, mis sest, et ka see Tallinna tihendamine on üks eesmärke, olgugi, et seal on jälle omad karid, eks ole, et kuidas see kõik selle 15 aasta jooksul juhtuda võiks, kui me võtame aluseks selle, et see senine tempo ei ole nüüd ülemäära kiire olnud, ka pidades silmas, et 10 aastaga SKT on tõepoolest märkimisväärselt iseenesest ju kasvanud. Mina isiklikult usun, et see pilt, mida siit näidati aastaks 2040, on teostatav. Ja ma usun seda nagu hästi lihtsal põhjusel. Me võime vaielda tempo üle, kui kiiresti toimub üleminek puhtale majandusele. Aga see trend on pöördumatu. Siin oli Hiinast ennem juttu. Hiina liiga palju ei luba. Hiina teeb väga palju. Ja ma arvan, see on üks põhjus, miks ma ei näe, et sellel vastandumisel on nagu erilist mõtet või et üleminek puhtale majandusele on kulu. Üleminek puhtale majandusele on võimalus investeerida efektiivsematesse, kasumlikumatesse, uutesse tehnoloogiatesse. Ja Eesti ettevõtted investeerivad kogu aeg. Tallinna lennujaam näiteks. Tallinna lennujaam on võtnud eesmärgiks olla aastaks 2030 net zero. 2030 ilma kliimaseaduseta. On valitud oma kategoorias maailma parimate lennujaamade hulka. Tõenäoliselt saavutab net zero palju varem. Ja samamoodi Rail Baltica, inimestel võivad olla erinevad arvamused, et kas see nagu mõistlik mitte, ma eeldaks, et see rong, mis seal sõitis, jällegi mitte üle Tallinna vanalinna, aga fakt on see, et raudteed ehitatakse, rongid tulevad, mis muuseas on ka üks väga oluline siis mootor järgmise 10 majanduskasvuks. Infrastruktuuri investeeringud
kaitsetööstus, energeetika. Need 3 valdkonda järgmise 10 aastaga toovad investeeringuid suurusjärk 15 miljardit pluss. Kõik, mis tuleb Eesti majandusse. Nii et ja see on kõik puhas. Keegi ei ehita enam uut fossiilkütusel põhinevat elektrijaama. Ja nüüd küsimus sellest, et viimast 2 aastat on kehva olnud Tartusse rongiga sõita, on ju raudtee elektrifitseerimine. Me võime alati küsida, et äkki oleks saanud kiiremini, võib-olla, ma ei oska öelda, ma seda raudteed ei juhi, aga fakt on see, et raudtee saab elektrifitseeritud. Rail Baltica on juba elektrifitseeritud, kui ta sõitma hakkab, ja mitte selles mõttes, kui ta sõitma hakkab, et kas ta hakkab, vaid siis, kui ta 2030 sõidab. Ja kuidas me transpordi elektrifitseerime, on meie otsus siin laval ja siin saalis. See juhtub lihtsal põhjusel, sest elektriautode hind on juba praegu võrreldav omas kategoorias sisepõlemismootori autode hindadega ja on ainult aja küsimus, millal inimeste nagu eelistus ja mõttemaal see hirm kaob ära, et mis saab siis, kui aku saab tühjaks. Tõesti, seda tuleb ette, et aku saab tühjaks, aga samamoodi juhtub aeg-ajalt ka seda, tõsi harva, et kellelgi saab paagist kütus otsa. On ka ebamugav lugu. Aga üldjuhul, sõites linnas või ka Eestis, eks ole, kus, ma ei tea, ma arvan, et neid sõite, kus on üle 250 kilomeetri vaja ühe jutiga minna, on üsna vähe. Enamike autode sõiduulatus on juba praegu palju pikem. Nii et küsimus on ainult tempos, kui kiiresti tulevad elektriautod kasutusele, ühistransport samamoodi. Nii et selles mõttes see nagu kurss on seatud ja mina nagu julgen seda väita, et mida kiiremini me liigume sellel teel, seda suurema kasu me saame. See on umbes samamoodi, et kui me oleks 90-ndatel hakanud arutlema selle üle, et ei tea, kas seda internetti ikka on mõistlik siin Eestis kasutusele võtta. Et võib-olla ootaks ja vaataks, kuidas läheb, et võib-olla telekomi ettevõtetel on halb, kui tuleb internet, kauge kõned kaovad ära ja kõik niisugused asjad. Et kui me 90-ndatel kas õnne, tarkuse või mingi muu kombinatsiooni tõttu hüppasime interneti trendile siis, kui oli algus ja me kõik teame, eks ole, mis sellest sai. Kui palju on Eesti sellest saanud tuntust, kui palju on Eesti elukvaliteet kasvanud. Ja praegu puhaste tehnoloogiatega on sama asi, tehisintellekt on sama. Kas tehisintellekti ettevõtete siis väärtus täna on õigesti hinnastatud? Ma arvan, seal on väga palju mulli. Aga fakt on see, et tehisintellekt on tohutult hea abimees. Ma ei tea, kui palju oleks läinud enne tehisintellekti aega selle sama video tegemiseks. Tõenäoliselt kordades rohkem, oleks olnud kordades kulukam. Jah, see on tõsi, et andmekeskuste ja arvutuse nagu jooksmine või käivitamine, et see kõik võtab energiat, aga samamoodi võtaks energiat see, kui sa teed seda, vanasti oli kaamera ja lindid ja kõik niisugused toredad asjad, et võib-olla seal oli see tegemise võlu rohkem, et kui läks viltu, siis läkski päriselt viltu ja pidi hullult palju vaeva nägema, et järgmine võte jälle uuesti teha. Aga puhtalt nagu niisuguse loomingulise tegevuse jaoks, kas või see sama näide on ju nagu super hea, et ma arvan, kui mina nüüd oleks olnud see režissööri või sa aitanud ka seda prompti kirjutada, et võib-olla ma oleks öelnud, et ära palun neid päiksepaneele sinna vanalinna pane, et mõtle midagi paremat välja ja oleks saanud teistsuguse pildi, eks ole, ja see ei oleks tõenäoliselt võtnud tal väga pikka ümbertegemise vaeva, aga muidu mulle see nagu hullult meeldis, et minu meelest see oligi täpselt selline, nagu Eesti võiks ja Tallinna linn võiks siis välja näha. Aga kas te usute, et poliitiline konsensus selle vaate osas on olemas, sest et kui me räägime ka vähemasti, kui me räägime siin konkreetselt ettevõtlusorganisatsioonidest, kes ka võib-olla selle samale seadusandlusele on siin vastandunud, siis tuuakse välja seda nagu võib-olla hirmu ikkagi teatava nagu perspektiivituse suhtes, selles mõttes, et see, mis juhtuma hakkab, ei ole piisavalt selge. Ja me teame, et ka Riigikogus on, võiks öelda, väga märkimisväärne osa rahvasaadikuid, kes näevad seda tulevikku oluliselt teistmoodi, näevad seda stiilis, et diiselmootor on vabaduse sümbol ja kõik see, mis teeb
ütleme, keskmisele jalakäijale või ratturile elu linnas lihtsamaks, teeb kõigile teistele seda elu oluliselt raskemaks, et mis kindlus saab olla näiteks sellele, et pärast järgmisi Riigikogu valimisi, mis ta siis on ülejärgmisel aastal, ei pöörata näiteks kogu seda kremplit niimoodi ümber, et teie kliimaministeerium näiteks lakkab eksisteerimast? Ei no demokraatias võib juhtuda igasuguseid asju. Et kui järgmine Riigikogu on teistsugune, mida ta kindlasti on, selles mõttes, et iga valimiste järel on ju Riigikogu koosseis muutunud ja mitte grammi jagu, vaid päris ikka oma jagu. Aga ma arvan, üks asi, mida ta ei muuda, need valimised, on see, kuhu suunas tehnoloogia ja maailm liigub. Ja tehnoloogia ja maailm liigub täpselt selles suunas, nagu see video siin näitas, kas see meile meeldib või mitte. Ma arvan, see ühiskonna mure või hirm, nagu te ütlesite ka, on igati põhjendatud, sest inimestel on ju päris küsimus, aga mida see mulle tähendab töökoha mõttes? Et kas ma saan selle tehisintellektiga hakkama, et kas ma oskan seda kasutada, kas minu lapsed oskavad seda kasutada, kas sellise linnapildi juures üldse keegi maal enam elab? Et millist haridussüsteemi me vajame? Et need on kõigil inimestel on ju nagu päris küsimused. Ja kuna see muutus on ülikiire, et seda keegi siin ennem ütles ka, et viimane 25 aastat on kindlasti olnud väga-väga kiire tehnoloogia on põhjustanud ülikiire muutus ühiskonnas. Keeranud meie elukorralduse, siis rahuliku elukorralduse, et sa hommikul võtad ajalehe, loed seda ja õhtul vaatad Aktuaalset kaamerat, vahepeal mitte midagi ei juhtu. Mina ütleks, et oli hea aeg. Tänapäeval kogu aeg peab vaatama, et äkki keegi on midagi säutsunud või kuskil keegi on midagi kirjutanud, aga see nagu päriselt nagu minu elu mõjutab, mida keegi kuskil minuti või 5 või 15 jooksul kogu aeg teeb, et päriselt pean kogu aeg vaatama, aga see elutempo on muutnud ühiskonda, ma arvan, nagu päris palju ja see on tekitanud stressi. Elektrihinnad on tekitanud stressi, kõik niisugused asjad, et muutus tekitab alati stressi. Aga nüüd, kui tulla selle, et kas see päriselt juhtub, kui on teistsugune siis rahvaesinduse valib rahvas, siin saalis on ka suur osa rahvast. Teil on igalühel võimalus anda oma hääl, teil on igalühel võimalus kujundada seda. Ma arvan, kõige suurem risk, mis meil on tegelikult see, kui meil demokraatia lakkab hästi töötamast. See on meil päriselt kõige suurem risk, kõige ülejäänud asjadega me saame hakkama. Kas meil ei ole seda paradoksi, et 90-ndatel oli neid muutuseid ka lihtne ellu viia, sellepärast et me olime nii vaesed, et vahet ei ole, teeme midagigi. Oleme nüüd piisavalt rikkad, võib-olla mitte kõik ei tunne ennast jõukana, aga ka seesama mõne alevi elanik, kes võitleb selle vastu, et kuskile lähedale põllule tuleks tuulepark, ta on piisavalt jõukas, et ta ei vaja seda. Selles mõttes ta elukvaliteet objektiivselt tõenäoliselt paraneks, olgu see odavama elektri kaudu või üleüldiselt, kui me oma riiklikku ja rahvuslikku rikkust püüame kuidagi nagu kogumine mõõta, aga talle üksikisikuna otseselt nagu ei ole seda nälga, võib-olla sõna otseses mõttes seda nälga ei ole selleks, et see oleks nii lihtne, nagu seda oli 25 või 30 aastat tagasi teha. Sellega ma olen väga nõus. Siis oli kõik võita, mitte midagi kaotada. Aga täna, kui me riske ei võta, siis me igal juhul kaotame. Sest mitte midagi tehes saab liikuda ainult tagurpidi. Kui me tahame liikuda edasi, siis me peame võtma riske ja kindlasti tuleb meil oma Northvolte ka. Kõik tehased ei õnnestu. Kõik restoranid ei jää aastakümneteks ellu. Mõni ebaõnnestub kohe, aga mõni on ka rohkem kui aastakümned. Nii et selles mõttes on see kõik hästi palju meie kätes ja see on ma olen ainult üks, eks ole, 1,3367 äkki on see viimane rahvaarv, et see lihtsalt üks vaade. Aga kui me võime ka leppida selle saavutatud tasemega. Eesti SKP inimese kohta turuhindades on üle 30 000 euro. See on väga palju, see peaaegu sama, mis Jaapanis. Või enam-vähem sama, suur.
vahetuskurss töötab praegu meie kasuks, tõenäoliselt on isegi juba rohkem. Ja sellega võib ju rahul olla. Mina isiklikult arvan, aga see ainult üks arvamus, on 1 miljon pluss arvamust, mis võivad olla kõik teises suunas. Mina arvan, et me suudame rohkemat. Aga selleks meil peab olema julgust või siis ütleme mõtteviisi, ambitsiooni ja julgust teostada. Kas riigil võib-olla peaks olema natuke rohkem julgust ka kõikvõimalikke menetlusi lihtsalt natuke kiiremini tegema, sest et lõppkokkuvõttes alati on palju huvigruppe, kellel kõigil on oma eri huvid, eks ole, aga lõppkokkuvõttes kõigiga igavesti arvestada ei saa, me võime jälle siin sellesama 90. võrdluseks tuua, kindlasti need viisid, kuidas toona asju tehti, tihtipeale võib-olla hea niisuguse seadusloome tavaga tänases päevas nagu kokku ei lange, aga kas teatav selline jõulisus, mis paratamatult võib kaasa tuua ka teatud vigu, on üks neid viise, kuidas tõepoolest, kui ma toon selle 2040. aasta meile selliseks orientiiriks, et me tõesti 15 aastaga jõuaksime sinna, kuhu me tahame jõuda, sest et lõppkokkuvõttes olgu need Euroopa Liidu regulatsioonidest või ütleme suundadest tulenevad eesmärgid või olgu need meil endal ka täna siin sõnastatud eesmärgid, siis see 15 aastat ei ole tegelikult nii pikk aeg. 15 on pikk ja lühike, eks ole, sõltub, kui vana keegi on. Et kui sa oled 15-aastane, siis on kogu su elu. Kui oled 30 on pool su elust, 60-sel on veerand. Aga ma arvan, et see ei ole ainult otsustajate teema. Et see on ikkagi tervikuna ühiskonna siis veendumuse teema, kui saab ühe käe tõstmise harjutuse teha. Kujutage nüüd ette Eestit aastal 2025. Meil ei ole e-riiki ja siit lava pealt tuleb ettepanek, aga teeks sellise e-riigi, mis meil praegu on. Kui palju teist usub, et see tegelikult kuhugi jõuaks? Andke käega märku. Üks käsi. Sul tuleb andmekaitse, privaatsuse häired, mis mõttes, isikukood, igal ühel individuaalne, kõik teavad, lõpetage ära, siukest jama me küll ei tee, aga mingid digitaalsed allkirjad või? Ohtlik. E-valimistest ka räägite veel? No ei, lõpetame selle jutu kohe ära, teeme nii edasi, nagu on olnud. Et ega lõppkokkuvõttes see, kui palju on võimalik muuta, sõltub, ütleme siis 2-3 asjast. See sõltub sellest, positiivses stsenaariumis, kui palju on valmis siis rahvas kaasa tulema, kui on kellelgi kuskil hea idee, mida eest vedada ja järgida, või siis teistpidi, et kui asjad on nii halvasti, et midagi peab tegema, et siis lepitakse rohkem. Siis juletakse riski võtta, selg on vastu seina, kuhugi taganeda ei ole ja siis ma arvan, e-riik tuleks. Aga praeguses olukorras minu lühikese vähem kui 8-aastase kogemusega poliitikas, mitte iialgi need seadused mitte kuskile, isegi eelnõu ei jõuaks kuhugi. Nii et selles mõttes meil oli ikka õnn alustada sealt, kus me alustasime, valedel põhjustel. Aga ju me peame veel tiba niimoodi tagasi saama seda julgust. Mul pusa on selle kirjaga meelega täna seljas, ma mõtlesin, mis ma panen siia, et tulen ülikonna lipsuga või panen midagi teistsugust. See on aastast, vist sobib ka muidugi siia konteksti, et ei käinud täna poes, ei ostnud seda. See pärineb aastast kas 21 või 22, et siis, kui see Thinking in Billions tuli, nii et ma arvan ka selles ringmajanduse mõttes, ei ole uus kasutus, aga siis on kasutus. Kiirmoe ajastul on seegi suur saavutus ja ma loodan, et me ei pea päris selg vastu seina olema selleks, et see kõik toimiks ja ühtlasi ma loodan, et kõigil erakondadel tekib senisest suurem võimekus kõnetada ka seda osa meie rahvast, kes seda tuleviku suppi helpima hakkab. Nemad teadupärast väga valimas ei käi ja loodame, et kui võib-olla noored inimesed saavad keskealisemaks, siis see trend muutub, aga endiselt noorte inimeste hääl tõenäoliselt võiks ka neil valimistel kuulata. Meie laval olemise aeg on otsa saanud. Siis tuleb lavalt ära minna. Andres Sutt, aitäh! Aitäh!